no aga see on ju väga keeruline nüüd öelda, mis siis see õige on. No mina küll mingit tuupimist absoluutselt ei poolda ja noh, mul on enda õppeprotsessist meeles ained, kus meil loeti ette ministeeriumite põhimäärust, tuima näoga kirjutad seda üles siis, või loeti ette 5 lepingu põhitunnused, kas sul on meeles 1, 2, 3, 4, siis pead tunnikontrollis kirja, et siis sa oled nagu politseiinimesed, et noh, et see oli nagu väga nüri, ütleme, meetod õiguse õppimiseks, nagu üldse saab veel olla. Minu meelest ju õigus on ju eelkõige see, et sa suudad orienteeruda. Sa suudad otsida vastused, sa tead seda, kust sa võiksid need vastused otsida, kus need kirjas on. Et sa leiad seosed endale lood peas. Et see on see, millest sa peaksid selle aines läbi. Seda tuupimise kuidagi ei saa, seda sa läbi praktika ja selle õiguse rakendamise suudad nagu mõista. Selles mõttes on tõesti ülimalt keeruline. Ma kujutan ette, kui esimesel kursusel sama tsiviilõiguse üldosa on seal väga palju tegelikult niisuguseid asju, mida sul tegelikult mõistma hakkad alles võib-olla 4 aastat hiljem. Et seda ongi väga raske siis õpetada paljusid asju, võib-olla ei ole mõtetki õpetada seal nagu kogu seda üldosa või ainult osa sellest võiks õpetada mingit baasmõistid ja siis minna edasi, siis korrata uuesti seda, eks ole, seal tagapool, et noh, ütleme, nii palju, kui mina olen ülikooli, olnud ikka juba erinevast ülikoolist 25 aastat, et vist ei ole mina küll kunagi teinud vist sellist eksamit, kus ei oleks võinud materjale kasutada. Et minu meelest juristil on materjalid ees, ta võib neid kasutada, ta peab oskama neid kasutada. Et see on tema see oskus, mille peaksime talle andma siin, et otsib vastuseid, aga see, et tal peas on täna, ma ütlen ka, et ega õigus muutub kogu aeg, et sa täna õpid midagi pähe, ei ole see mingi garanti, et see veel järgmine aasta isegi niimoodi on enam, et sa pead mingid nagu põhimõtted endale ja põhimõtted hakkavad korduma, eks ole, kui sa teed nagu praktikud, siis ta tuleb täna ette, eks ole, täna ta võib-olla ei jää meelde, eks ole, aga kui ta tuleb sulle erinevates kontekstis ette, erinevates ainetes, ta lõpuks ikkagi hakkab kuskil koitma, mina näen nagu seda meetodit nüüd eelkõige, et sa hakkad nägema, et ajuma need seosed selle tegeliku elujuhtumi ja siis selle õiguse vahel ja siis sa omandad ka selle oskuse seda kuidagi kasutada hiljem. Kui sa seda oskust ei omanda, siis ongi kõik see õpetusmõttetu tegelikult suhteliselt. See ongi see, et ma istun ja loen ühte seda ministeeriumi põhimäärust ja siis vaatan näpuga sealt järge, et siis ongi niimoodi, et ei olegi midagi teha. Et seda iseseisvat mõtlemist minu meelest peaks enne kõik ülikool õpetama ja kool peaks ka juba õpetama seda ikka rohkem minu meelest, et seda kindlasti ju püütakse ka teha kohati, aga muidugi palju mugavam on ikka see tuupimise värk. Et ma võtan enda koolist jälle üks rumalamaid näite, mida saab olla, ma õppisin matemaatikat koolis. Et see matemaatikatund nägi niimoodi välja, me tulime klassi, siis õpetaja oli selle tahvli 2 poolt kinni katnud, see tegi selle tunni algusel lahti, see oli tihedalt täis kirjutatud need kõike. Mida me pidime siis terve tund kirjutasime seda maha sealt järjest, mis seal tahvlil oli ja siis sai tund läbi, natuke veel 10 minutit, siis rääkis midagi ja oligi kõik, eks ole, tund oli läbi, et kas see on siis see õpe, eks ole, see ei ole mingi õpe, see on palju inetuid sõnu on selle kohta.